tänast istungit. Ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Kõnesoove ei ole, siis läheme edasi teadete juurde. Head ametikaaslased, nimelt sellel reedel, homme 17. mail toimub Riigikogu istungite saalis ELO noorteparlamendi lõppfoorum. Ja seoses sellega palun teil korjata oma laudadelt ära isiklikud asjad. Aitäh. Ja viime nüüd läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 67 Riigikogu liiget, puudub 34. Asume nüüd tänase päevakorra juurde. Esimeseks päevakorrapunktiks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse paragrahv 81 täiendamise seaduse eelnõu 398 SE esimene lugemine. Ja palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski. Palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. Tutvustan teile Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni eelnõu, millega soovime täiendada riigivaraseaduse neid sätteid, mis puudutavad riigi osalusega juriidiliste isikute nõukogu liikmete määramise korda. Senise praktika kohaselt kooskõlastab või määrab Riigikogu täiskoguna nende juriidiliste isikute nõukogude liikmeid, kus vastav säte on eriseadusega ette nähtud. Siia kuuluvad eeskätt avalik-õiguslikud juriidilised isikud nagu Rahvusooper, Arengufond või Rahvusringhääling. Samuti otsustab Riigikogu näiteks täiskogul Riigikogu liikmete nimetamist Riigi Metsamajanduskeskuse nõukogusse. Lisaks annab Riigikogu komisjon nõusoleku olulisemate riigiasutuste juhtide nimetamisel, näiteks Politsei- ja Piirivalveameti või kapo puhul. Kõikidel muudel juhtudel nimetab riigi osalusega juriidiliste isikute nõukogu liikmeid kas vastav minister või valitsus kollektiivselt. Avalikkus on tihti seadnud täitevvõimu poolse nõukogu liikmete nimetamise protsessi erapooletuse küsimuse alla, süüdistades tihti poliitilist juhtkonda selles, et nõukogudesse ei määrata mitte valdkonna kõige pädevamaid inimesi, vaid sellega luuakse kas parteipoliitilisi lisatöökohti või premeeritakse erakonna mingisuguseid sponsoreid. Ma ei anna hinnangut, mil määral vastab see hirm tegelikkusele, kuid demokraatlik haldus mitte ainult ei pea olema aus, vaid ka näima aus. Hiljuti juhtis sellele asjaolule tähelepanu ka rahvakogu protsess, kus... Austatud ettekandja, ma vabandan teie ees. Head ametikaaslased, saalis tuleb igast nurgast väga kõva lärmi. Ma palun, et me austaksime ettekandjate kuulajaid. Aitäh. Palun, et... Hiljuti juhtis sellele asjaolule tähelepanu ka rahvakogu protsess, kus oli küsimuse all nii Riigikogu liikmete kuulumine äriühingute nõukogudesse kui ka laiemalt küsimus riigi esindamisest juriidilistes isikutes, vältimaks täitevvõimu kuritarvitusi. Selle eelnõuga pakume me sellele murele välja lahenduse nõukogu liikmete määramise protsessi läbipaistvamaks muutmiseks. Eelnõu kohaselt tuleb iga riigi osalusega juriidilise isiku, olgu selleks siis äriühing nagu Estonian Air ja Eesti Energia või sihtasutus nagu näiteks Nuku teater, nõukogu liikme nimetamiseks saada ministril Riigikogu asjaomaselt komisjonilt nõusolek. Nõusoleku mittesaamisel tuleb täitevvõimul pakkuda siis välja uus nõukogu liikme kandidaat. Riigi osalusega juriidilised isikud on riigivara. Demokraatlikus riigis kuulub riigivara lõppkokkuvõttes rahvale ning selle valitsemine on delegeeritud rahva esindajatele. Vastavalt riigivaraseadusele tuleb riigivara valitseda eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult. Selle eesmärgi saavutamiseks ning seeläbi kodanike huvide paremaks kaitseks
riigivara valitsemisel on parlamentaarses riigis minu meelest hädavajalik, et Riigikogu omaks sõnaõigust riigi osalusega juriidiliste isikute nõukogu liikmete nimetamisel. Sellega tagatakse nõukogu liikmete nimetamisel laiapõhjaline arutelu, mis parlamendis on võimalik, ja kandidaadi sobivuse hindamine, mis omakorda tõstab siis riigi osalusega juriidiliste isikute nõukogu liikmete pädevust ja otsuste kvaliteeti. Muuseas on peaminister Andrus Ansip hiljuti Riigikogus öelnud Politsei- ja Piirivalveameti juhi valimise küsimustele vastates, et Riigikogu komisjoni ärakuulamine juhtorganite valimisel kuulub parlamentaarse demokraatia põhiväärtuste hulka. Sama veendumust on jaganud ka Vabariigi president, kes on öelnud, et riigile oluliste asutuste juhtideks ei tohi määrata inimesi, kel puudub Riigikogu komisjoni heakskiit. Usun, et see loogika peaks laienema mitte vaid oluliste riigiasutuste juhtide valimisele, vaid kõigi riigi osalusega juriidilistele isikutele. Tahan rõhutada, vastates osaliselt Vabariigi Valitsuse arvamusele nimetatud eelnõu suhtes, et selle eelnõuga ei võta seadusandja ehk Riigikogu üle täitevvõimu ülesandeid. Riigi osalusega juriidiliste isikute valdkonna sisuline haldamine jääb valitsuse pädevusse, nii nagu põhiseadus seda ette näeb. Ka eelnõu jõustumisel peab minister olema see, kes pakub välja nõukogu liikmete kandidaadid ning ametisse nimetab need lõpuks ka täitevvõim. Vahele tuleb vaid konsulteerimise kohustus Riigikoguga, et seadusandja omaks ülevaadet riigivara juhtimisega seotust ning omaks sõnaõigust riigivara valitsemise strateegiliste muutuste ettevõtmisel täitevvõimu poolt. Muuseas rõhutab OECD dokument nimega riigi omandis äriühingute juhtimise juhised, et riigi osalusega äriühingud peavad aru andma ja vastutama täitevvõimu kaudu avalikkuse seaduslikele esindajatele ehk parlamendile, kusjuures vaheaste täitevvõimu näol ei tohi äriühingute vastutust parlamendi ees kuidagi lahjendada. Teisisõnu ei tohiks olla meil aeg-ajalt esinevat olukorda, kus ettevõte ütleb parlamendile, et tema ei vastuta, kuna mingi otsus oli ministri juhis ning minister ütleb, et ettevõte on äriseadustiku alusel toimiv autonoomne moodustis, mis ise vastutab oma tegude eest. Usun, et nõukogu liikmete kooskõlastamine parlamendikomisjonis, kus on esindatud valitsusest laiem poliitiliste erakondade spekter, võimaldab parlamendil olla enam kaasatud riigi osalusega juriidiliste isikute põhimõtteliste strateegiliste otsuste tegemisse, mis mõjutavad mitte ainult neid ettevõtteid, vaid riigivara olukorda tervikuna. Lõpetuseks, vastates veel ühele valitsuse vastuväitele, et Riigikogu komisjoni nõusoleku saamine muudab riigi osalusega juriidiliste isikute juhtimise protsessi pikaks ja jäigaks. Esiteks ma usun, et te nõustute minuga, et parlamendi töövõimet ei ole õiglane alahinnata. Oleme näiteks Euroopa Liidu riikidele finantsabi andmise küsimusi suutnud menetleda operatiivselt ning vajadusel kogunenud ka täiendavatele täiskogu istungitele. Meie eelnõu nõuaks aga näiteks suveperioodil vaid ühe komisjoni erakorralist kokkutulemist. Usun, et saame sellega hakkama. Teiseks, vaadates mõnda juhtumit, kus keevavereline minister on vahetanud välja sihtasutuse juhtkonna silmapilkselt välja näiteks seetõttu, et üks inimene ei ilmunud järgmisel päeval etteantud ajaks ministri juurde kohtumisele või ei hääletanud nii, nagu minister soovis, siis mulle tundub, et ehk oleks rahulik parlamentaarne arutelu nõukogu liikmete määramise üle ministriga suutnud pingeid maandada. Teisisõnu, strateegiliste otsustega ei tasugi alati kiirustada ning parlamentaarne arutelu võib hoopis kasuks tulla. Aitäh! Aitäh! Ja ettekandja, teil on vähemalt üks küsimus. Kaja Kallas, palun! Aitäh! Hea ettekandja, oskate te öelda, kui palju selliseid nõukogu liikmeid on, keda siis komisjonis kuulata tuleks? Aitäh! Selles samal komisjoni istungil, mida teie juhatasite, kus seda teemat arutati, Rahandusministeeriumi esindaja väitel oli neid ligi 600, kui ma ei eksi. Küll aga ei tohiks minu meelest teha sellest järeldust, nagu Rahandusministeeriumi esindaja seal tegi, et neid peaks, seega tuleb nõukogu liikmeid komisjonil siis määrata 2 tükki päevas. Ma usun, et arvestades seda, et enamik nõukogu liikmeid määratakse mitmeaastaseks perioodiks, äriseadustiku järgi üldjuhul 5 aastaks, riigi osalusega äriühingutes vist natukene lühemaks ajaks, aga on selge, et tegelikult neid nii palju ei ole, et see käiks meile üle jõud. Samas, ega üldjuhul
ma tooksin paralleeli, mitte täiesti siis vastava paralleeli, aga siiski paralleeli näiteks väliskomisjonis toimuva protsessiga, kus väliskomisjon kuulab ära Eesti suursaadikute kandidaadid. Seda tehakse sellistes plokkides, kus on mitu inimest korraga, see ei tähenda mitmetunnist iga nõukogu liikme küsitlemist, aga ma arvan, et selline põhimõtteline võimalus, et parlamendikomisjon neid liikmeid ära kuulab, on lõppkokkuvõttes kasulik. Aitäh. Andrei Korobeinik, palun. Aitäh. Hea ettekandja, mis teie arvates võiks juhtuda siis, kui komisjon lükkab tagasi järjest mitu ministri poolt esitatud kandidatuuri? Kas siis tuleks pikendada eelmise nõukogu volitusi või siis küsida arvamust kuskilt kolmandast kohast? Et kuidas see juriidiline isik saaks edasi tegutseda sellisel juhul? Aitäh. Aitäh, see on hea küsimus. Ma arvan, et sellel eelnõul on ka muid tehnilisi aspekte, mis vajaksid edaspidi täpsustamist. See on kindlasti üks nendest. Ma teoreetiliselt saan sellest hirmust aru. Praktikas ma arvan, et see ei ole kuigi suur probleem, arvestades seda, et Riigikogu komisjonide poliitiline esindatus on selline, et ka seal on ülekaalus koalitsiooni esindajad, nii et kui minister tõesti pakub mitu korda järjest kandidaati, mis Riigikogu komisjonile ei sobi, siis on tõenäoliselt midagi läinud valesti selle valitsuse põhimõttelises mandaadis. Küll aga ma arvan, et on praktikas see hirm ei ole niivõrd suur kui tehniliselt, aga ma olen nõus, et seda aspekti tuleks kindlasti tehniliselt täpsustada. Aitäh. Toomas Tõniste, palun. Ja, hea ettekandja, hea juhataja. Kas antud eelnõu hägustab riigile kuuluvate äriühingute juhtimise vastutust teie arust? Aitäh, ei, absoluutselt mitte, nagu ma rõhutasin ja see oli valitsuse arvamuses oli see punkt sees, et kuidas siis Riigikogu hakkab vastutama, kui nad on määranud näiteks halvad liikmed nõukogudesse, et lõppkokkuvõttes riigivara valitsemine on täitevvõimu pädevuses üldiselt, nii et Riigikogu kuulab ära ministri ettepaneku ja minister lõppkokkuvõttes kinnitab või valitsus siis kinnitab need inimesed ametisse, nii et vastutus lõppkokkuvõttes on siis vastavalt seadustele kas nendel nõukogu liikmetel endil või siis nii-öelda poliitiline vastutus kindlasti täitevvõimul. Aitäh. Hea ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole, aitäh. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas. Austatud eesistuja, head kolleegid, Riigikogu majanduskomisjon arutas antud eelnõu 6. mail istungil, kuhu oli kutsutud lisaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajale ka Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja asetäitja Tarmo Porgand, kes siis selgitas Vabariigi Valitsuse seisukohti antud eelnõu kohta. Ja käsitlemist leidsid mitmed küsimused, sealhulgas ka juba eelmainitud vastutuse küsimus. Ja kokkuvõttes siis komisjon otsustas saata antud eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda 16. mail, esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 30. mai 2013 kell 17.15. Kõik otsused tehti konsensusega. Aitäh. Head ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? On. Jaak Allik, palun. Lugupeetud proua Kallas. Viimastel aastatel on Kultuuriministeerium hakanud aktiivselt tegelema riiklikest kultuuriasutustest niinimetatud eraõiguslike sihtasutuste loomisega. Kui riigiasutuse puhul kaitsev asutuse juhti vähemalt tööõigus, siis eraõigusliku sihtasutuses võib asutaja ehk minister asutuse nõukogu päevapealt välja vahetada ja nõukogu asutuse juhi tagasikutsuda isegi põhjust nimetamata. Viimased kultuuriministrid on seda õigust ka aktiivselt kasutanud, nii on seda teatrite puhul tehtud 4 korral, 2 korda Vene teatri, korra Ugala ja korra Nuku teatri puhul.
kusjuures uued nõukogu liikmed on üldjuhul olnud kas ministeeriumite ametnikud või ministri erakonnakaaslased. Kas menetletav eelnõu võtab teie arvates võimaluse selliseks kultuuri administreerimiseks ministri poolt, millest ma praegu näited tõin? Aitäh küsimuse eest. Kuivõrd ka selle eelnõu kohaselt on siis ette nähtud, et erinevate valdkondade nõukogude määramist juhivad siis nende valdkondade komisjonid, ehk siis antud juhul oleks tegemist siis ilmselt kultuurikomisjoniga, mitte majanduskomisjoniga. Seetõttu võib-olla ma ei ole õige kommenteerimaks kultuurivaldkonna küsimusi. Küll aga võin ma kommenteerida riigile kuuluvate äriühingute siis toimimise mehhanisme ja ma usun, et iseenesest ka riigile kuuluvate äriühingute määramise puhul tuleks lähtuda heast äriühingu juhtimise tavast, kus siis on ka kirjas tegelikult see, et kuidas nõukogu liikmete siis tegevus, ka üldkoosoleku tegevus peaks olema, et ta vastaks siis nendele üldtunnustatud põhimõtetele ja siis ka riigile kuuluvad äriühingud saaksid paremini või hästi majandatud. Jah, aitäh. Eiki Nestor, palun. Aitäh, austatud ettekandja, kõigepealt tänud majanduskomisjonile asjaliku arutelu eest. Mu küsimus on ajendatud siin kõlanud debatist kolleeg Ossinovskiga. Tekkis nagu probleem, et minister esitab kandidaadi, kellega komisjon ei ole nõus, ehk siis ebasobiva kandidaadi kõigi eelduste kohaselt. Kas selle alternatiiv on tänane olukord, kus minister ise nimetab selle ebasobiva kandidaadi ja ongi kõik? Jah, aitäh. Ma usun, et selle nõukogu liikme arutelu Riigikogu komisjonis teeks seda kindlasti läbipaistvamaks ja nagu ka eelnõu algatajad viitasid, OECD on oma siis juhistes ka sellele tähelepanu juhtinud, et kindlasti võidaksid sellest siis eelkõige riigile kuuluvad äriühingud, kui oleks selge ja arusaadav nende nõukogu liikmete määramise kord, aga siiski ma selles mõttes pareeriks, et ma arvan, et selliseid nõukogu liikmeid, kes ei läbiks komisjoni siis kadalippu või kui nii võib öelda, või komisjoni kuulamist, ma usun, et ei ole ka praeguste äriühingute nõukogu liikmete hulgas. Aitäh. Eiki Nestor, palun. Teine küsimus on puhtpõhimõtteline, et turumajandusega demokraatlikes riikides kasutatakse kahte moodust riigiettevõtetega toimimisel. Meil 90. aastatel oli vastutus selle nõukogu peal ja ministri õigus oli sisuliselt nõukogu vahetada. Siis erakond nimega Res Publica lõi uue korra, kus ministri õigus selle nõukogu suhtes muutus oluliselt suuremaks. Kas ei ole komisjonis arutatud, kas ei võiks selle vana süsteemi peale tagasi minna, kus nõukogu liikmed vastutavad naha ja karvadega kõige eest, mis seal on, ja ministri õigus neile midagi peale suruda on sisuliselt olematu? Aitäh. Meil komisjonis antud eelnõu raames sellisest teemast polnud otseselt juttu, küll aga me oleme arutanud riigi osaluspoliitikat laiemalt ja on selge see seisukoht, et riigile kuuluvad äriühingud peaksid toimima ja toimivadki tegelikult ju nii nagu eraõiguslikud äriühingud, ehk siis neil on üldkoosolek, neil on nõukogu ja kindlasti sellist praktikat, kus juhatus suhtleb otse üldkoosolekuga, minnes nõukogust mööda, tuleb taunida. Aitäh. Jaak Allik, palun.
Lugupeetud proua ettekandja, siin kõlas arv, et umbes 600 oleks neid siis inimesi, kellest või ameti nõukogu liikmed, millest jutt on. Eesti on üldiselt väike ja kõik tunnevad üksteist ju. Kuidas nüüd te olete majanduskomisjoni esimees, oletame, et see eelnõu võetaks vastu, kas te tõesti hakkaksite rakendama praktikat, kus majanduskomisjon hakkab ühekaupa üle kuulama siis majandusministri poolt ettepandavaid nõukogu liikmeid? See on kindlasti arutelu koht, kuidas see praktikas toimima saab, aga nagu eelnõu algataja esindaja ka ütles, esiteks määratakse nõukogu liikmed üsna pikaks perioodiks, neid ei vahetata kogu aeg, vaid pigem on see ikkagi erand, kui neid vahetatakse ja kui see toimub iga 4 aasta tagant või siis erandjuhtudel varem, siis ei oska praegu ise hinnata, kui suureks see koormus läheb ja kuidas see praktika võiks kujuneda, aga ma arvan, et see siiski ei tohiks olla nagu liiga hull, et kui väliskomisjonis kuulatakse saadikukandidaate ja sellega saadakse kenasti hakkama, siis miks ei peaks saama majanduskomisjon hakkama. Siin on võib-olla veel märkus ka selles osas, et nagu eelnõu algataja on ka välja pakkunud, siis see komisjon, kes kuulaks nõukogu liikmeid, oleks ikkagi selle valdkonna komisjon. Ehk siis keskkonnaga või Keskkonnaministeeriumi haldusalas olevad äriühingud vastutaksid siis keskkonnakomisjoni ees ja et see oleks ikkagi rohkem hajutatud ka komisjonide vahel, et see koormus vist nii suur ei tohiks olla. Rannar Vassiljev, palun. Aitäh, hea ettekandja. Teatavasti praegult on meil selline õiguslik probleem, millele on viidanud ka õiguskantsler, et parlamendisaadikud kuuluvad äriühingute nõukogusse, olles siis täitevsaatva võimu poolt sinna määratud. Ega ometi selle eelnõu komisjonis menetluse ajal ei tekkinud ideid, et see eelnõu võiks selle õigusliku probleemi lahendada ja justkui nüüd võiksid parlamendisaadikud sellest eelnõust lähtuvate põhimõtete järgi olla nimetatud äriühingute nõukogu liikmeteks. Aitäh. Praegu ametis olev õiguskantsler ei leia, et see oleks probleem, et Riigikogu liikmed või poliitikud siis nendesse äriühingutesse kuuluvad. Tegelikult ma olen vaadanud ka teiste riikide praktikat, et minu arvates on vale vastandada, et justkui poliitikud oleksid kuidagi halvemad seal nõukogudes kui äriühingute esindajad. Et tegelikkuses ka teistes riikides on poliitikud nendes äriühingutes ja kõik taandub sellele, et mis on selle äriühingu eesmärgid. Et näiteks nii Norras kui Soomes on samamoodi need äriühingud on grupeeritud vastavalt eesmärgile ja kui nende äriühingute eesmärk ei ole kommertseesmärgid, ehk siis nad ei ole nagu puhtalt äritegevuse pärast, vaid neil on mingi strateegiline eesmärk, siis öeldakse, et on hea, kui seal on ka poliitikud, sellepärast et nad oskavad seda eesmärki nagu paremini silmas pidada. Ehk siis minu arvates tuleks vaadata ikkagi teha konkreetne audit nende äriühingute puhul, mis on need eesmärgid, seada need eesmärgid selgelt ja vastavalt sellele siis ka otsida neid nõukogu liikmeid, et kas nendel nõukogu liikmetel on see pädevus ja ma usun, et parlamendi liikmetel on ju väga erinevate valdkondade esindajaid, on parlamendi liikmeid, kellel on see pädevus olemas, et ma usun, et see ei ole kindlasti nagu üheselt nagu probleem. Seda ei saa nii mustvalgelt võtta. Aitäh. Rannar Vassiljev, palun. Aitäh, ma pean natuke korrigeerima või selgitama siis enda mõtet. Ma kindlasti ei väida, et poliitikud või parlamendisaadikud ei kõlbaks äriühingu nõukogu liikmeteks, tulenevalt sellest, et neil puuduks vastav kompetents. Küll aga põhiline küsimus on see, et kui üldkoosolek on täitevvõimu esindaja, kes määrab ja on äriühingu mõttes kõrgemas rollis nõukogu liikmest, kes on seadusandliku võimu esindaja, siis võib tekkida seal erinevates olukordades rollikonflikte.
Aga nagu ma aru sain, et kas ma sain õigesti aru, et seda teemat sellisel kujul nõukogu või komisjoni koosolekul ei arutatud? Aitäh. Sellel koosolekul ei arutatud, küll aga oleme arutanud seda osaluspoliitika arutelude raames üldiselt. Peeter Laurson, palun. Aitäh, hea ettekandja, et kas sellisel juhul peaks ka nõukogu liikme tagasikutsumist arutama Riigikogu vastav komisjon, kui selleks teeb ettepaneku vastav minister? Aitäh. Üldkoosolek kutsub tagasi. Iseenesest, kui kutsutakse tagasi, siis määratakse ka uus nõukogu liige, ehk siis arutatakse niikuinii seda põhjust juba, et miks see nõukogu liige tagasi kutsuti ja miks tema asemel siis uus määratakse. Nii et ma leian, et see on omavahel seotud. Aitäh. Aivar Riisalu, palun. Aitäh, hea eesistuja, ettekandja. Ma saan aru, et probleem on olemas, kui eelnõu sünnib, et kas elukogenud inimese ja majanduskomisjoni esimehena te võite öelda, et meil on kõikvõimalike nõukogudega täna nagu päris hästi ja et see olukord ei vaja läbivaatamist, et meil nõukogud on kõik tublid, töötavad, on kompetentsid ja saavad oma asjadega hakkama. Et kuidas üldine pilt tundub? Aitäh. Ei ole mina seda auditit teinud ja ei ole ka ma kindel, et mul on pädevus sellist auditit teha. Aga jällegi tulles tagasi nende arutelude juurde, mis puudutavad seda osaluspoliitikat, siis tegelikult see siis peaks kandma seda eesmärki, et lõpuks siis defineerida need kindlad eesmärgid, mis äriühingutele on seatud ja siis vastavalt nendele eesmärkidele vaadata ka seda, kas nende äriühingute nõukogu liikmetel on see pädevus, mis seda eesmärki siis kannab. Aga ma usun, et kindlasti kõikide inimeste kompetentsi on piisavalt silmas peetud ja need inimesed on seal kompetentsed, et mul ei ole põhjust selles kahelda. Priit Toobal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Selle praeguse arutatav eelnõu mõte on see, et minister pöördub enne nõukogu liikme nimetamist siis asjaomase komisjoni poole seisukoha saamiseks ja pärast seda, kui on saadud positiivne seisukoht, siis võib alles ametisse või nõukogusse nimetada. Kas on ka võimalik vastupidine variant, et ühel hetkel selle nõusoleku andnud komisjon pöördub üldkoosolekus ministri poole ettepanekuga selle nõukogu liige tagasi kutsuda? Aitäh. Jah, see on arutelu koht, aga praegu ka ju Riigikogu komisjonidel on õigus kutsuda oma komisjoni istungile, üle kuulata, küsida küsimusi nende nõukogu liikmete käest ja ka üldkoosoleku käest, kes siis on minister antud juhul. Nii et ma arvan, et need asjad on väga omavahel seotud ja ma ei leia, et otseselt nagu midagi väga uud selles oleks, et see poleks ka praegu võimalik. Aitäh. Margus Tsahkna, palun. Aitäh. Hea ettekandja. Peeter Laurson küsis väga olulise küsimuse, mis puudutab nõukogu liikme tagasikutsumist üldkoosoleku poolt. Ja te vastasite, et uue nõukogu liikme nimetamisel niikuinii vastav komisjon peaks seda teemat arutama. Aga mis juriidiline jõud siis sellel on, et mis hetkest tegelikult siis tagasi kutsutud nõukogu liige kaotab oma nõukogu liikme õigused ja kohustused? Kas selle hetkeni, kuni komisjon seda arutab või nimetab uue liikme või see asi on natuke segane? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Ei, see asi ei ole sugugi segane. Nõukogu liikme nimetab endiselt üldkoosolek. Ta lihtsalt küsib selle kohta arvamust komisjonist. Ehk siis tagasikutsumine, nimetamine on endiselt üldkoosoleku pädevuses ja üldkoosolek on antud juhul osaluse hoidja, kes on siis vastav ministeerium iga äriühingu puhul siis eraldi, kes siis kelle haldusalas see äriühing on. Seega tagasikutsumine, nimetamine, see saab ikkagi jõusse siis, kui üldkoosolek seda teeb, kelleks on minister. Aitäh. Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Ja head fraktsioonide esindajad, kui on teil soov, siis on nüüd võimalus avada läbirääkimisi. Avan läbirääkimised, palun Riigikogu kõnetooli Isamaa Res Publica Liidu fraktsiooni esindaja Toomas Tõniste. Juhataja, head kolleegid,
IRL-i fraktsioon on seisukohal, et antud eelnõu hägustab oluliselt riigile kuuluvate äriühingute juhtimise vastutust. Olukorras, kus üldkoosoleku rollis on minister, kuid nõukogu liikmeid sisuliselt kinnitab Riigikogu komisjon ning ministrile jääb vaid otsuse allkirjastada roll, ei saa üldkoosolek reaalselt talle pandud vastutust täita. Võimude lahusus saab olulisel määral rikutud ning ka vastutus hajub. Olukorras, kus eelnõu muudab ettevõtete juhtimise ebaefektiivseks, politiseerib nõukogude moodustamise ning hajutab vastutuse, tekib küsimus, mis on selle eelnõu tegelik eesmärk. Eelnõud lugedes jääb mulje, et tegemist on sotsiaaldemokraatide hiiliva katsega luua tagauks Riigikogu liikmete nimetamisele riigi äriühingute nõukogudesse. See, et eelnõuga soovitakse laiendada riigivaraseaduses nimetatud juriidiliste isikute nõukogu liikme nimetamist Riigikogu asjaomasele komisjonile, ei lahenda sisulist probleemi, kas Riigikogu liige võib kuuluda riigi äriühingu nõukogusse ja saada sellest tasu või mitte. Eelnõuga luuakse järjekordne jokkskeem. Eelnõu seletuskirjas räägivad sotsiaaldemokraadid muidugi sellest, kuidas nende poolt menetlusse antud eelnõuga tuuakse riigi äriühingute juhtimisse senisest rohkem läbipaistvust ja vähendatakse valitsuse poolt manipuleerimise ohtu. Debatt Riigikogu liikmete kuulumise üle riigi äriühingute nõukogudesse on erineva intensiivsusega toimunud pikalt, kuid konkreetse lahendusena pole tänaseni jõutud. Toonane õiguskantsler Allar Jõks tegi juba 2008. aastal ettepaneku, et Riigikogu liikme kuulumine äriühingu nõukogusse tuleb keelata, kuna see on vastuolus põhiseaduse ametite ühitamatuse põhimõttega ning võimude lahususe printsiibiga. Riigikogu esimehe Hene Ergma ettepanekul on küsimus nüüd taas Riigikogu päevakorras. IRL-i seisukoht on selles küsimuses olnud konkreetne. Saadikute kuulumist riigi äriühingute nõukogudesse ei saa heaks kiita, kuna see on vastuolus võimude lahususe põhimõttega, hägustab seadusandliku ja täidesaatva võimu piire ning toob kaasa võimalikke huvide konflikte. Nendel põhjustel ei kuulu IRL-i parlamendisaadikud teist valitsuskoalitsiooni järjest riigi äriühingute nõukogudesse. Äriühingu nõukogu ei tohi olla poliitiliste vaidluste pidamise kohaks. Poliitilised vaidlused peavad jääma siia Riigikogusse ja teistes selleks mõeldud vormides toimuma. Äriühingus peab toimuma ärijuhtimine. Need kaks asja tuleb teineteisest kindlalt lahus hoida. Selleks, et riigi äriühingud oleksid majanduslikult edukad ja efektiivsed, tuleb neid juhtida nagu iga teist äriühingut. Riigi äriühingus, kus üldkoosoleku ülesandeid täidab minister ja nõukogu liikmeks on muu hulgas Riigikogu liikmed, ei saa kindel olla, et juhtimismudel efektiivselt toimib. Kuigi parlament on kollektiivne organ, sõltub valitsuse ametis püsimine Riigikogu liikmete enamuse usaldusest ning sisuliselt istuvad Riigikogu liikmete näol nõukogus ministri ülemused parlamendist. On vale taandada Riigikogu liikmete äriühingute nõukogudesse kuulumist küsimusele, et kui enne Riigikogusse saamist olid sa võimekas ja sobisid riigi äriühingu nõukogusse, siis miks sa nüüd enam äkki ei sobi sinna? Küsimus ei ole selles. Paljud Riigikogu liikmed on ühiskonnas erinevates valdkondades edu saavutanud inimesed. Põhjus, miks Riigikogu liikmed ei peaks äriühingute nõukogu liikme tööd tegema, on eelkõige teatud vastuolus nende peamise ülesandega ehk seadusandja tööga. Äriühingu tegevus ja ka äriühingu nõukogu töö on oma olemuselt täidesaatev tegevus, mille korraldamine on võimude lahususe põhimõtte kohaselt valitsuse, mitte Riigikogu ülesanne. Samuti võivad konkreetse inimese poliitilised eesmärgid ja mõne äriühingu tegevus olla omavahel sisulises vastuolus. Nõukogu liikmena peaks poliitik lähtuma ennekõike äriühingu huvidest, mitte oma valimislubaduse täitmisest või muust sellisest. Konkreetse ja lihtsa lahenduse näen, et alustuseks tuleks muuta Riigikogu liikme staatuse seadus selliselt, et Riigikogu liikmel poleks võimalik kuulda riigi osalusega äriühingu nõukogusse riigi esindajana. Sellega likvideerime vastuolu võimude lahuse põhimõttega. IRL-i fraktsioon hääletab antud eelnõu esimese lugemise lõpetamise vastu. Aitäh! Aitäh! Head ametikaaslased, ma palun veel kord, et saalis on liiga suur lärm. Ma palun, et me austame seda
arutelu. Palun Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Eiki Nestor. Austatud juhataja, austatud Riigikogu, siin tekkis meie väikeses tublis rühmas pärast spontaanset aplausi mõte, et võiks kuidagi korraldada nende mikrofonide tööd nii, et kui keegi väga lolli juttu räägib, siis nad automaatselt lülituvad välja. Aga ju see jääb Riigikogu Kantselei mõelda, et kas see on võimalik. Head kolleegid Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist, et kui te esitate antud eelnõule muudatusettepaneku, millega ühtlasi reguleeritakse Riigikogu liikmete äriühingute nõukogus kuulumist teistmoodi kui täna, kaasa arvatud lauskeelamise näol, siis meie fraktsioon toetab seda ettepanekut. Kui te esitate oma eelnõu selle kohta, siis me toetame seda eelnõud. Kolmandaks, kuidagi tahaks lahti saada kõigist nendest kohati naiivsetest ja rumalatest küsimustest, mida väga palju esitatakse, eriti viimase aja ilmselt riigi äriühingute praktika alusel, et kuidas vältida seda, et väga rumalad inimesed siis küsijate arvates või mingite selgete oma huvidega inimesed, kes sinna äriühingute nõukogusse on sattunud üldkoosoleku tahtel muuses, et kuidas neid vigu mitte teha, kuni siin mingite kindlustusteni välja ja ega tegelikult kõige kindlam moodus ongi neid sinna mitte määrata. Ma arvan siiski, et komisjon võiks ka arutada tõsiselt teemat, mille nimi on siis mis on üldkoosoleku õigused, vastutused ja mis on selle nõukogu õigus ja vastutus. Kuidagi mul on tunne, et see varasem süsteem töötas paremini ja täna on väga raske ja keerukas öelda, et kas üldkoosolek andis selle nõukogule mingi mitte kõige pädevama korralduse või tuli see nõukogu selle peale ise. Üle 10 aasta tagasi sellist debatti ei tekkinud ja nõukogu vastutas kõige selle eest ja mäletan väga sageli juhuseid, kus üldkoosolekule lihtsalt öeldi ei. Nii et antud eelnõu mõte on ju lühidalt teha asi avatuks, selgeks ministrile kui üldkoosolekule selles mõttes võib-olla keerukamaks, et ta peab hoolikamalt valima, keda ta sinna nõukogusse tahab suunata ja lootes selle eelnõu edasisele menetlusele, ütlen siis veel kord, et meie fraktsioon igati toetab kõike seda, mis piirab Riigikogu liikmete õigust äriühingute nõukogusse kuuluda ja kui sellised ettepanekud tulevad, siis me kindlasti toetame neid. Aitäh. Palun Riigikogu kõnetooli Keskerakonna fraktsiooni esindaja Aivar Riisalu. Aitäh, hea eesistuja, head kolleegid. Tore on, et Riigikogu saali satub järjest rohkem eelnõusid, mis kutsuvad üles diskuteerima debati käigus saalist tulnud mõtete baasiliselt. Eraettevõtlusest tulnud inimesena julgen ma teile väita, et see nõukogude probleem on olnud aegade algusest peale väga kummaline. Nimelt, nõukogu staatus on selline naljakas, sest et eraettevõtluse praktikuna võin ma öelda, et tavaliselt on nii, et juhatus püstitab endale ülesande, siis ta täidab selle ja karistab ennast selle eest, kui ta on kehvasti töötanud. Ja kusagil seal on mingi nõukogu, kes reeglina ei ole isegi huvitatud aru saama, mis sellest kõigest saab. Aga siin on tegemist eraomandi baasilise ettevõtlusega, kus tõepoolest juhatuse volitused ongi sisulised ja nõukogu volitused on formaalsed, sest see on omaniku tahe. Aga riik ei saa endale sellist situatsiooni lubada. Ja täna oli IRL-i ausalt öeldes hea kamraadi Toomas Tõniste kõne suisa valus kuulata.
sellel lihtsal põhjusel, et esiteks komisjonis ta ei arvanud seda, mida ta täna siin puldis arvas. Ja siis, kui hakkab tulema IRL-i poole pealt juttu nõukogude politiseerimisest olukorras, kui Riigikogu otsustaks näiteks nõukogu liikmete sisu ja personaalia üle, ausalt öeldes mul tuli selle peale nutt peale, sellel lihtsal põhjusel, et kui üldse kuskil saaks ministrite vastu astuda, siis võiks see Riigikogu olla. Aga kahjuks praktikuna ja juba natukene pikemalt kui paar päeva parlamendis olduna ma väidan, et ministriteks satuvad ikka erakondadest tublimad inimesed, kes iga esmaspäeva hommikul tulevad fraktsiooni ja ütlevad Riigikogu liikmetel, eriti koalitsiooni poole pealt, mida nad nagu sellel nädalal tegema peavad. Ehk arvata, et võimude lahusus, IRL-i poolt unistatud võimude lahusus nagu selliselt on võimalik, kus Juhan Parts tuleb fraktsiooni ja ütleb teile, et poisid, täna on mul nii. Seda olukorda, et te hakkate talle vastu, ei ole olemas kahjuks. Ja täiesti mõistlik on kuskilt maalt see, et seda ei ole olemas, sellepärast, et ministri vastutus on väga suur ja ministriks panna keskpärast poliitikut ei ole mõistlik. Aga sellest tulenevalt on mul teile, head kolleegid, ikkagi tegelikult sooja sõbralik soovitus. Keskerakond küll ei ole selline partei, kes arutelu pelgaks. Ehk ma olen seisukohal, et ministrid juhivad ministeeriume täna nagu oma väikest osaühingut. Keelan, käsen, poon ja lasen. Ja vaat sellest samast IRL-i poolt unustatud võimude lahususest tulenevalt puudub instrument Eesti Vabariigis, kes suudaks ministrile mõistuse pähe panna. Minnakse isiklikuks, tehakse lolle otsuseid ja pärast siis imestatakse, et mina ei tea midagi, nõukogu otsustas. Ja kui te räägite sellest, et minister ei määra nõukogudesse oma häid tuttavaid, ehk ta lähtub sellest, et mitte mingil juhul nõukoguid mitte politiseerida, siis see on muinasjutt, mida mina kuulasin viimati 30 aastat tagasi, kui ma oma väikestele lastele neid ise ette lugesin, kuulasin ka ise ennast. Ehk selle tõttu, kullakesed, kogu suhtumises eelnõu algatajate vastu olen ma siiski seisukohal, et antud asja tuleks ikka väga tõsiselt arutada, kus see võimude lahusus on ja kuidas seda tegelikult saavutada, et ministrid meie üle ei valitseks. Aitäh! Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli Reformierakonna fraktsiooni esindaja Kaja Kallas. Aitäh! Austatud kolleegid! Kuulates siin hea koalitsioonipartneri kõnet, siis tekkis mul tahtmatult see küsimus, et kas minister määrab sinna ebapädevaid inimesi nendesse nõukogudesse tegelikult. Et mina siin tuliselt kaitsesin, et see nii tegelikult ei ole, aga see sõnavõtt pani mind selles kahtlema, et võib-olla siiski peaks need üle vaatama. Teine asi, mis ma tahtsin ära markeerida, Erki Raasuke, kes Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis tegelikult tegeleb selle osaluspoliitika korrastamisega, on käinud meil ka komisjonis ja küsimuse peale nende nõukogu liikmete kohta, et kas on probleem poliitikutes või Riigikogu liikmetes, siis ta vastas, et ei, nendega ei ole probleemi, nemad on niikuinii väga suure avalikkuse tähelepanu all, et pigem on probleem kõikide teiste tegelastega, kes sellise avalikkuse huvi alla ei satu. Ja sealt tulenevalt, et kui siin koalitsioonipartner rääkis sellest, et määratakse siis justkui ministri ülemusi, siis teatavasti see nali, et kodus on ju ülemus hoopis keegi teine, et kui määratakse selle parlamendiliikme elukaaslast või naabrit, et siis kas see ei ole mitte ülemuse määramine, et kas see ikkagi seda nagu eesmärki kannab. Mina teen küll ettepaneku seda eelnõu toetada ja esimene lugemine lõpetada. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõule 398 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 30. mai kell 17.15.
Sellega on esimene lugemine lõpetatud ja esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 397 SE esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Aivar Riisalu, palun. Aitäh, hea eesistuja, head kolleegid. Tegemist on väga lakoonilise eelnõuga. Eelnõu sisu sätestab siis ära selle, et riigi äriühingute juhatuste liikme tasu ei tohiks ületada 6000 eurot kuus ehk siis Eesti Vabariigis kehtestatud kõrgemate riigiametnike absoluutset palgamäära. Seda eelnõud oleme me esitanud juba mitu korda. Positiivne on see, et selle eelnõu regulaarse esitamise käigus on elu teinud nii palju korrektuure, et mäletan, kui ma esimest korda siin ettekandja olin, siis oli neid äriühinguid 12. Tänaseks on jäänud neid äriühinguid ja sihtasutusi järgi ainult 6. Et progress on olnud käega katsutav. Me oleme lihtsalt seisukohal, et tänased need ettevõtted, kellest jutt käib, eelkõige Eesti Energia, Eesti Raudtee, Tallinna Sadam, on teenindusasutused, kes peavad tagama Eesti majandusele ja Eesti elanikkonnale normaalse ja konkurentsivõimelise elektrienergiaga varustamise ja Eesti ettevõtlusele normaalse raudteeühenduse ja sadamate toimimise. Jutud sellest, et nendes äriühingutes peab maksma müstilisi tasusid ja loomulikult Estonian Airi, kes peab tagama meile ühenduvuse muu maailmaga. Jutud sellest, et need ettevõtted osalevad rahvusvahelises konkurentsis ja selle tõttu on nende ettevõtete juhid kuidagi eristaatuses, on kuskilt maalt ju õige. Aga kui me vaatame otsa reaalsele elule, siis me pahatihti oleme sunnitud tunnistama, et kui mulle 2 aastat räägitakse, et Hiina konteinerid Ningbo sadamast Venemaale on kõige otsem tee läbi Tallinna sadama ja ma pean seda juttu 2 aastat kuulama, muigama ja kui ma proovisin öelda, et see ei ole adekvaatne jutt, siis öeldi mulle, et mine arsti juurde. Aga nüüd on selgunud, et vist vaatasidki lõpuks pärast paari aastat kaart ja said aru, et Hiina ja Venemaa on teineteisele oluliselt lähemal kui läbi Tallinna sadama. Lihtsalt see on üks näide sellest, milles seisneb siis selle rahvusvahelise konkurentsi mõte. Ja ütlen ausalt ja otse, et ega me ei arva, et see eelnõu võiks olla nagu kivist või kummist selles mõttes, et siin ei saa mitte midagi muuta. See oleks kindlasti üks objekt aruteludeks laiemalt, sest kummalisel ja kurval kombel on ju eelkõige Keskerakond tulnud täna appi Eesti Vabariigi valitsuse liikmetele, eelkõige peaminister Andrus Ansipile ja rahandusminister Jürgen Ligile, kes on korduvalt ajakirjanduses öelnud, et neile on arusaamatu teatud sihtasutuste ja riigiettevõtete juhtide palgad. Huvitav küll, kas siis see tähendab seda, et kui parlament suleb kõrvad peaministri ja rahandusministri väljaütlemistele, see olukord ei ole normaalne. See olukord on eelkõige peaks olema signaaliks koalitsioonile midagi ette võtta, sellepärast et me ei saa ignoreerida valitsust, kelle me oleme ise määranud. Me ei saa ignoreerida valitsuse liikmeid, kellest me peame lugu. Ja ütlen teile ausalt ja otse, et kui Reformierakond ei saa aru, et Andrus Ansip on võib-olla peaminister, kellele pole oluline see, kui suur on tema töötasu, siis mina leian, et näiteks täna on siiski valitsuse peaministri, aga isegi rahandusministri ja veel oluliste võtmeministrite vastutus oluliselt suurem kui näiteks RMK juhatuse esimehe oma, kelle põhiülesanne on kiiresti mets maha raiuda, sest et inimesed rüselevad ukse taga ja tahavad seda ära osta. Võib-olla Andrus Ansip on peaminister, kellel on muid sissetulekuid elu jooksul kogunenud nii palju, et ta saab naudinguga teha seda tööd selliselt. Aga mina väidan, et parlament kui kõrgema võimu kandja peaks selle diskussiooni ikka iseenda jaoks avama ja tegelikult laiemalt läbi vaatama, mis meil siin Eestis siis tegelikult toimub. Kahjuks on
olnud Keskerakonna hääl siin, kui hüüdja hääl kõrbes, ja ma võin siin lehvitada erinevate artiklitega ajakirjandusest ülalnimetatud rahandusministri ja peaministri poolt või siis ka Eesti äriliidrite poolt, kes ütlevad väga selgelt, et riigi äriühingute juhid ei ole oma sellist ülekuldamist väärt. Kahjuks on jäänud see kõik hüüdja hääleks kõrbes praegu ja tundub, et seda eelnõu võiks siiski menetleda ja selle eelnõuga võiks lõppresultaadis jõuda Riigikogu taas kord ja parlamentaarse kultuuri rakendamise kaudu selleni, et me loome riigis õiglase süsteemi, kus tegelik vastutus on piisavalt tunnustatud ja on adekvaatselt ära hinnatud, milline siis ikkagi on ühe või teise äriliidri või siis ametikoha nagu tegelik sisu. Ja mina arvan, et see oleks mõistlik, sest muidu näeb ühiskonna jaoks päris nagu naljakas välja see, et ministrid räägivad, et nad ei saa aru ja parlament hääletab, et nad ei saa aru, mida räägivad ministrid. Ehk see on tegelikult halb märk ja ma arvan, et see võib Eesti ühiskonnas tekitada meie rahvas, keda meie siin ju esindame, siiski kummastav arusaamise, et parlament ei kuule, mis valitsus ütleb. Aga võiks kuulda ja peaks arutama. Ehk selle tõttu ma arvan, et Keskerakond on algatanud väga hea seaduse. Aitäh! Head Riigikogu liikmed, kes me oleme kõik valitud kõrgema võimu poolt, kui teil on nüüd küsimusi, siis palun. Arto Aas, palun. Aitäh, austatud ettekandja. Mina kuulan teid küll alati väga suure huviga. Tahaks täpsustada eelnõu sisu, et siin eelnõu esimeses otsas ütlete, et makstava tasu piirmäär peaks olema 6000 eurot kuus. Samas olete teinud selle muudatuse või siin eelnõu tagumises osas leiab laused, et eelnõu ei piira juhatuse liikmetele makstavad täiendavaid tasusid, mis siis kehtiva seaduse kohaselt võivad olla aastas kuni 4 kuupalga ulatuses. Miks siis nagu kolmandik tegelikult kogutasust võib tulla tulemustasu või lisatasuna. Et mis see lõplik tõde on? Kas see tasu võib siis olla 6000 eurot kuus või koos lisatasudega teeb see siis isegi 8000 eurot kuus? Aitäh! Me oleme endiselt seisukohal, et ühegi seaduseelnõu algatamisel ei ole mõtet lüüa nagu asju naeltega seina külge kinni, nii et diskussiooni objekt puudub. Võib-olla parlamentaarse arutelu käigus me otsustame, et see lisatasu võiks olla veelgi suurem. Aga vaadake, me peame aru saama sellest, et tulemus võiks olla palgasüsteemis kirjendatud. Ehk täna on ühiskonna põhiline reaktsioon ja eelkõige ka meie juhtpoliitikute reaktsioon seotud sellega, et on olemas liiga kõrged lepingulised põhitasud, mis ei arvesta ettevõtte tegelikke tulemusi ja ma ei taha olla siin see lõputu kordaja, et Estonian Air ajas ju tegelikult ikkagi õlgu kehitama ikka väga paljud inimesed. Ehk selle tõttu ma väidangi, et Keskerakond ei taotle siin seda, et asi jookseks kinni. Me oleme teinud ettepaneku, et heade tulemuste korral võiks maksta 4 kuu lisatasu. Võib-olla me lepime selle eelnõu menetlemise käigus kokku, et me maksame 14 kuupalka lisatasu selle eest, kui näiteks Eesti Raudtee või Tallinna Sadam toodab meile kasumit ja annab riigile võimaluse välja võtta dividende. Jah, see on diskussiooni koht. Täna kahjuks need vihjed sellele rahvusvahelisele konkurentsile ja selles konkurentsis osalemisele on meid viinud ju siiski olukorda, kus nii Eesti Raudtee kui Tallinna Sadama majandusnäitajad tegelikult on langustrendis, sellepärast, et hoopis diplomaatilistel ja mis iganes välispoliitilistel põhjustel teatud mõttes Eesti infrastruktuuri ignoreeritakse ja me ei ole suutnud sellele rohtu leida. See, et me täna võitleme oma lennufirma säilimise eest, on ju väga õiglane võitlus, aga see võib ühel hetkel lõppeda sellega, et Euroopa Liit ütleb, et te olete teinud rehepappi ja andnud lubamatut riigiabi, mis tähendab seda, et see üritus lõpebki meil ära, ehk tulemus on 0. Siis ma arvan, et ei saaks maksta lisatasu, kui tulemus on 0. Et Keskerakond ei ole mitte kunagi
olnud sellel seisukohal, et arutelus ja ettepanekutes on võimalik teha muutusi. Ja ma arvan, et Reformierakond peaks päris hästi mäletama meie ühiseid valitsemisaegu, kus me oleme mingitest väga olulistest oma varem kogu aeg korrutatud põhimõtetest olnud sunnitud loobuma selle nimel, et ühiskonna areng, tasakaalustatud areng oleks paremini tagatud. Ja selle tagajärjel ma väidan ka, et selle eelnõu puhul ärgem öelgem, et see on lõplik variant, aga öelgem, et muutusi on vaja või vähemalt arutelu koht on olemas. Aitäh. Valdo Randpere, palun. Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud ettekandja. Mina kuulan sind võib-olla veel suurema huviga kui Arto Aas, aga ma ei saanud päris aru nüüd, et mis su eelnõu eesmärk siis tegelikult on. Jutust jäi mulje, et sa tegelikult ei tahagi nagu piiri panna äriühingute juhtide palkadele, vaid sa tahaks tegelikult tõsta ministrite palku. Ja et kui see äkki nii on, et miks sa ei tule sellise eelnõuga siis või kavatsed sa juhul, kui eelnõu jääb menetlusse, teha sellise muudatusettepaneku? Aitäh. Mul ei ole küll hetkel keskfraktsiooni volitust niimoodi väita, aga ma arvan, et ministrite vastutuse küsimus on kindlasti oluliselt suurem kui riigi äriühingute oma. Ja selle tõttu ma väidan, et tänase eelnõu põhiline mõte on siiski mitte rahustada, see on vale sõna, me ei saa niimoodi öelda, et pigem lähtub ühiskonna õiglustundest, et miks ühtedel on nii ja neil on naa. Aga olen seisukohal, et kui parlament otsustab ja komisjonid ja parlamendi täiskoosseis leiab, et see debatt on vajalik, proovige aru saada. Ehk mul on täna sügav hirm selle üle, et valitsus justkui nagu juhiks meid, eelkõige sellepärast, et tõepoolest ministrid on jõulised isiksused. Aga ma väidan, et meie parlament peab olema ikkagi see, kes otsustab ka ministrite nii olemuse, mis seal salata isikkoosseisu, kui ka võib-olla näiteks ministeeriumite struktuuri üle. Ehk selles mõttes, jah, mitte kunagi ei saa öelda, ära iial ütle iial, selles mõttes, et võib-olla tõesti oleks mõistlik ka lõpuks jõuda valitsuse teatud küsimuste lahendamiseni. Paul-Erik Rummo, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Kriitika riigi äriühingute liiga kõrge palga küsimuses tihti kasutab argumendina seda võrdlust avaliku võimu teostajate ministrit nende palkadega. Kuidas sa tunned, kas üldse need kaks sektorit, need kaks maailma on mingisugusel vähegi mõistetaval viisil võrreldavad ja nende vastutuse suurus ja laad on sellisel määral üldse võrreldavad, et neid saaks kasutada kuidagimoodi nende tasustamise määramisel üksteise suhtes? Absoluutselt väga hea küsimus. Ehk hea kolleeg, tõepoolest riigi äriühingute juhtide vastutuse küsimus ei ole võrreldav näiteks valitsusliikmete vastutuse küsimusega. Valitsusliikmete vastutus on vaieldamatult suurem, kordades suurem. Ehk need ongi kaks asja, kui rahvakeelt kasutada, siis nagu siga ja kägu, kellel sarnasust pole absoluutselt. Ja ütlen ausalt ja otse, et näiteks EAS, mis on sisuliselt väljast tuleva abi ümberjagaja, kas selle ümberjagamise juures, kus me oleme aastaid kuulnud ainult probleemidest, kus Riigikontroll on teinud audit ja öelnud, et 7 miljardit vanas rahas, siis 7 miljardit krooni on topitud kurat teab kuhu ja mis pole Eesti majanduse arengusse mitte mingisugust edu toonud. Kas siis jagajate puhul, andke andeks, aga ma kordan oma pakkumist, et ma olen kõiki neid ameteid nõus täitma selles eelnõus ette nähtud palgamäära eest. Aga peaministriks ma küll ei taha, sest ma ei saa selle tööga hakkama, ma olen selleks liiga nõrk. Jaak Allik, palun. Lugupeetud ettekandja, olukorras, kus nõukogu peab täitma üldkoosoleku või asutaja juhiseid, kas te peate tõenäoseks, et nõukogu ei konsulteeri üldkoosoleku või asutaja, see tähendab ministriga, määrates juhatuse liikmete palka? Muidugi konsulteerib. Ehk need nõukogud ongi seal vahel selles mõttes see kõige nõrgem lüli.
Ehk me oleme täna ju eelmises päevakorrapunktis seda nõukogude temaatikat arutanud ja ma jään endiselt selle seisukoha juurde praktikuna. Siin nüüd küll julgen väita, et nõukogud on pigem formaalsed ja diskussioon toimub ministri ja selle tippjuhi vahel ja nõukogu lihtsalt lööb sinna, nagu öeldakse, allkirja alla ja siis pärast on mõnelgi mõtleval nõukogu liikmel silmad häbi täis ja nii mõnigi mõtlev nõukogu liige on kasutanud võimalust kiiresti nõukogust lahkuda, sest ta näeb, et selle nõukogu sisuline töö kas või näiteks palga kujundamisel on olnud pehmelt öeldes ka talle hingeliselt vastuvõetamatu. Et selle tõttu ma arvan küll, et kahjuks see nõukogude staatus on läbi aegade olnud selline kummaline. Me ei saa seal paremat kvaliteeti enne, kui me sinna tõesti spetsialiste suudame panna. Aga kus neid spetsialiste nii väga palju võttagi. Et selles mõttes täiesti õieti markeeritud teie poolt asi. Toomas Tõniste. Hea juhataja, ettekandja. Ennem korra mainisid ka, et rahvusvahelises konkurentsis osalevad ettevõtted vajavad rahvusvaheliste kogemustega häid juhte. Et kui me Eestist sellist juhti ei leia, siis peame vaatama väljapool Eesti piire ja seal on kahjuks või õnneks, oska öelda, tihti need palganumbrid hoopis teised. Et mis võimalused siis sinu arust on, kas ettevõte jääb ilma juhita või tuleb maksta sellist palka, nagu makstakse mujal riikides? Aitäh! Minu meelest on, hea kolleeg Tõniste, teie suhtumine täiesti vale. Et mille baasilt me üleüldse väidame, et me ei leia Eestist 6 äriühingule, kellest täna jutt käib, ütleme äriühingute sihtasutust, kellest täna jutt käib, et me ei leia nendele Eestist juhte. Miks me suhtume iseendasse nagu selliselt, et me ei ole sinna väga palju 22 taasiseseisvumise aasta jooksul väljaspetsialiste sisse ostnud, 2 korral oleme ostnud, mõlemal korral oleme pannud puusse. Et andke mulle andeks, aga kas siis tõesti järsku me peaksime loobuma sellest praktikast, et neid väljast sisse tuua, sest omad mehed kipuvad paremini hakkama saama. Nad saavad paremini aru, kus riigis nad elavad, millised on selle riigi tegelikud võimalused ja proovivad selle riigi eest justkui natukene paremini võidelda. Ehk kui me ostame kellegi väljast sisse, kes tuleb mingi taustaga, siis ma väidan, et see taust hakkab teda lämmatama, ehk ta kujutabki, näiteks kui me ostame sisse spetsialisti näiteks Prantsusmaalt, siis ta hakkabki mõtlema, et ta on spetsialist ja ta näiteks ehitab lennufirmat riigis, kus on 50 miljonit elanikku, aga tal täiesti juhuslikult on see fakt assistendi poolt ütlemata, et Eestis on 1,3 miljonit elanikku. Ja siis ta käitubki nagu suure Prantsuse lennukontserni juhina ja meie lõppresultaadis ja meil jällegi on ainult tühjad pihud. Eks see ei ole nagu mehe jutt, et meil ei ole endal inimesina. Vähemalt täna me räägime 6 asjast. Kui riik tahab asutada mingi täiesti unikaalse uue ettevõtte, näiteks hakata tootma tuumapomme, võib-olla sinna tõesti peaks ostma kuskilt Pentagonist kellegi, aga andke andeks. Sadam, raudtee, lennundus ja energeetika. Kas me tõesti ei saa hakkama? Ärge tehke nalja. Igor Gräzin, palun. 2 täpsustust, tuumapomme sütikuid toodab General Electric, mitte Pentagon. Teiseks ma tahtsin täpsustada seda, et ka meil on olemas omad tublid inimesed. Sa unustasid ütlemata, et sa oled nõus juhtima Eesti Energiat ka selle juhatuse esimehe poole palga eest. Ja ma omalt poolt lisan, et ma olen seda korduvalt rõhutanud, et Eesti Energia juhina oleksid sina kogu praegusest juhatusest kindlasti parem, efektiivsem, kaastundlikum, mõistvam ja mul ei ole selles vähematki kahtlust. Kui sa vaid läheksid ainult sinna. Ma tahtsin nüüd küsida õieti seda, et kui me räägime juhatuse liikmete palkadest ja muudest asjadest, siis sa rääkisid majanduslangustrendidest. Riik ei tohiks äritseda. Ja kui riik äritseb, siis ta peaks täitma sotsiaalseid funktsioone, nagu ütleme Eesti Energia seda ei tee. Kas siis ka nõukogu funktsioon peaks olema sotsiaalne, mitte rahaline? Aitäh, ma vastan kõigepealt sellele, ma ei arvanudki, et Pentagon toodab tuumapomme, ma ütlesin, et võib-olla Pentagonist tasuks sisse osta mõni spetsialist, kes oleks sellega kokku puutunud. Mulle meeldib kolleeg Igor Gräzin aeg-ajalt, ta on selline
karismaatiline ja tegelikult väga julgete väljaütlemistega mees. Kas Reformierakond sellest aru saab, et neil on selline pärl, on ise küsimus. Ma tsiteeriksin Igor Gräzinit. Sandor Liive, sina ei ole ärimees. Sina oled sotsiaaltöötaja, kelle ülesanne on Eesti majandusele ja rahvale konkurentsivõimelise hinnaga elektrienergia tootmine, et selle kõige taustal ei väheneks kodanike elatustase ja riigi majanduse konkurentsivõime oleks jätkusuutlik. Ja see ongi see sõnum tegelikult, mida tuleb tunnustada. Sellel lihtsalt põhjusel, et Eesti Energia on petnud oma rahvast aastakümneid, öeldes, et see on parim, odavaim ja mõistlikum energia. Ja ma olen siit puldist korduvalt emotsionaalsete kõnede käigus öelnud, et ka mina olen selle pettuse ohvriks langenud. Ehk tegelikult oleme ausad. Tänases Eestis on ebamõistlik külmumine toimunud sisemajanduses. Ehk meie teenuspõhine, eksport on eksport. Sisemajandus, mis on valdavalt teenusmajandus, kui inimesed röövitakse paljaks läbi elektriarvete, kommunaalarvete ja mille iganes oma palgasaamise hetkel, siis sisemajanduse tsirkulatsiooni ei saagi tekkida, sest inimesed ei osale tarbimises. Ja need samad riigi äriühingud peavad tagama selle, et siia tahetakse lennata, et siin tahetakse äri teha, et siin oleks normaalne ettevõtluskeskkond ja et siit ei hakataks lahkuma sellepärast, et näiteks energiakandjate hinnad, mida me ise oleme võimelised tootma, on liiga mõistuse vastase hinnaga. Ja selle tõttu ma rõhutan veel kord, et kui riigil peaks tekkima mingeid uusi tarku ideid, võib loomulikult tekkida täiesti uus olukord, aga täna räägime me teenindusasutustest, kes peavad tagama normaalse majanduskeskkonna ja selle tagajärjel ju juba kõik muu tulebki peaaegu et iseenesest. Rahvuslik rikkus ja jõuamegi 15 aastaga 5 rikkama riigi hulka, millest ma nüüd olen juba, Igor, mitu aastat ma olen ära oodanud, aga ei paista kuskilt. Ehk selles mõttes tõepoolest need ettevõtted on teatud mõttes sotsiaalse taustaga ettevõtted ja sotsiaaltöötajate palgad meil ei ole väga kõrged. Paul-Erik Rummo, palun. Aitäh. Nädala lõpp läheneb ja koos viibimine muutub järjest meeleolukamaks, aga lihtsalt sellise filosoofilise repliigi korras, et kui sa ütlesid minu eelmisele küsimusele vastates, et jah, tõepoolest need ei ole võrreldavad avaliku võimu teostaja ja äriühingu juhi vastutused, et siis sa tegelikult sellega asusidki võrdlema, sa ju tegelikult võrdlesid, sa ütlesid, et ühel on suurem vastutus ja see väiksem, aga see selleks. Aga mu küsimus seisneb selles, kas sinu hinnangul on olemas mingisugune enam-vähem üheselt mõistetav, Eestis üheselt mõistetav arusaamine äriühingu juhtide, aga võib-olla ka avaliku sektori juhtide palkade kujunemise alustest? Mis on nüüd need kriteeriumid, mille alusel korraldatakse, kust me hakkame üldse mõtlema selle üle, kui suur peaks olema ühe või teise ametkoha palk? Absoluutselt õige tähelepanek selles mõttes, et kui me nüüd tänase olukorra tekitasime ise, siis me võtsime justkui aluseks presidendi palga, mis meil sündis siin ühistöö tulemusena ja presidendi palganumbriks siis kõrgemaks astmeks sai see 6000 eurot. Et järsku me panime sellega isegi mööda, kui me võtsime presidendi aluseks. See on jällegi arutelu koht. Aga ma väidan, et see, kuidas me selle eelmise süsteemi lõime, näitabki seda, et me oleme tegelikult ju võimelised arutlema. Ja me oleme võimelised proovima leida. Tegelikult me tegime seda ju teatud mõttes ka ühiskonna survel. Ehk me proovisime süsteemi korrastada. Täna on ju seda sama survet tekitanud, selle eelnõu esitamise survet on tekitanud ju, mul on siin isegi kaasas, kullakesed, Jüri Mõis, Jürgen Ligi, jälle Jürgen Ligi, selle palga eest peab EAS-ist tulema vaid puhast kulda. Jüri Mõis, riigijuhtide palkadest, need vennad ei ole seda väärt.
Jürgen Ligi, RMK juhi 5% palgatõus 7000 euroni ei ole õiglane. No kuram, ma ei ole Keskerakond, need ei ole kesknädala artiklid ju. Saate aru, inimesed oskavad Eestis lugeda 100% ja meie teeme näo, et midagi pole juhtunud. No ei saa niimoodi, kullakesed, ei saa. Me oleme parlament. Valdo Randpere, palun. Ma ei tea, kas ma julgengi enam küsida midagi, aga ma siiski proovin. Kuule, enne ma küsin su käest, et kas su eelnõu eesmärk oli panna lagi äriettevõtete juhtide palkadele või pigem sa leidsid, et ministrite palgad on madalad. Sa vastasid mulle nii segaselt, et ma ei saanud aru. Küll sain ma aru sellest, et sa vahepeal teatasid, et sa ise peaministriks ei hakka, kuna sa oled liiga nõrk ja kuna sul nagu oma huvi asjas ei ole. Äkki sa annad mulle konkreetse vastuse. Milline peaks olema Eesti Vabariigi peaministri palk, see palk, mida sa ise ei ihalda, aga sinu objektiivne kõrvaltvaataja hinnang? Aitäh. 6000 eurot Keskerakonna eelnõust tulenevalt. Igor Gräzin, palun. Vaata, mul on jäänud selline tunne, et Eesti on muutunud narkomaania riigiks. Tähendab, selles mõttes me istume narkonõela otsas ja meil on see teadmine, et Eesti Energiast tuleb dividend, mida mitte kellelgi riigil sealhulgas ei ole vaja. Sest kui see dividend läheks tootmisesse tagasi nii edasi, meie riik oleks palju rikkam. Me praegu lihtsalt kiiresti varastame ära oma enese homse rikkuse selle dividendi kaudu. Eesti Energia tuleb erastada kõige kiiremas korras, seni kuni seal veel midagi erastada on. Aga nüüd tekib üles küsimus, kas on mingisugused valdkonnad, kus riik siiski iga hinna eest peab äritsema jääma? Sest meie ka siin koostades eelarvet arvestame dividend ja toodab kasumit ja nii edasi, unustades, et seda kasumit pole kellelgi vaja. See on lihtsalt korraks eelarve ära tasakaalustada ja kõik, aga pisiasi ühesõnaga, see ei oma tähtsust. No selleks osas ma kolleeg Gräziniga nõus ei saaks olla ja Keskerakonna seisukoht on ka selgelt see, et Eesti Energiat ei oleks vaja erastada. Eesti Energia tuleks lihtsalt riigi poolt paika panna ja üles ehitada selliselt, et ta tõepoolest ongi infrastruktuuri üksus, mis tagab majanduse normaalset arengut. Ja see dividendi ootus tõepoolest võib-olla ei peaks olema Eesti Energia puhul põhiline, vaid põhiline peaks olema see, et läbi normaalse energia hinna tekitatud ettevõtluskeskkond loob Eestisse uusi töökohti ja tõstab riigi maksubaasi. Ehk selles osas olen ma kolleegiga nõus. Erastamine ei ole siin hea mudel, sest erastamise puhul me läheksime kindlasti sellele teele, et me sukelduksime määramatusse. Tõsi, Eesti Energia küljest võib-olla tasuks erastada näiteks õlitööstus, mis ei ole küll mõistlik nagu riigil pidada, sest see on selline ettemääramatu ja kuidagi tõrgetega seotud. Aga see selleks, me ei räägi praegu sellest. Sa küsid, mis äriga peaks Eesti riik tegelema, siis ma arvan, et Eesti riik peaks tõepoolest rohkem äri tegema. Jällegi, siin nüüd jättes küll erakonna nimel ettekannet tehes, räägiksin praktikuna seda, et sügava kriisi ajal meie põhilistel eksportturgudel Põhjalas tekkisid Eesti ettevõtluse jaoks tõrked eelkõige sellepärast, et Põhjala riigid asusid oma majandust toetama ja sõna otseses mõttes nii pangaliste kui riiklike meetmetega tekitati olukord, kus Põhjala riikidel väga palju neid asju, mida nad varem ise ei pidanud otstarbekaks teha, tegid kriisi ajal ise, et säiliksid töökohad ja normaalne majanduse tsirkuleerimine. Eesti, risti vastupidi, on ju tänases parempoolse valitsuse juures põhiliselt deklareerinud, et riik ei pea äri tegema. Aga ma arvan, et näiteks üks suund, mis oleks riigil siiski mõistlik taastada, on arengufondi kapitaliseerimine paremini, kui see täna on tehtud, sellepärast, et riigil oleks mõistlik järgmise taseme ehk tarka ettevõtlusesse riskikapitali paigutada. Spetsialistid arengufondis võiksid hinnata selle paigutamise mõttekust ja riigil tekiks nagu topeltvõit, me suudaksime juurde luua meie unistust, tarku töökohti ja ettevõtete normaalsel käivitamisel oleks meid võimalik realiseerida.
mis saaks Eesti riigil selle vastu olla, et mingi Skype'i analoog näiteks tooks riigieelarvesse korralikult raha juurde, aga võib-olla näiteks Andrei Korobeinik, kes on väga tark mees ja tal ei ole, ta kaasaks mingisugust võib-olla väga kallist või väga ebamugavat kapitali, selle asemel, et ta võiks riigiga koostöös luua mingi targa ettevõtte, mille ta 3 aasta pärast realiseerib, laseb, nagu öeldakse, vabasse kapitalismi, aga Eesti riik teenib selle pealt arvestatavalt ja see oleks suund, mida Eesti riik peaks kindlasti laiendama. Me tegime päris hästi, kui me Telekomi dividendid arengufondi suunasime. Jah, tõsi, alati võib juhtuda, et midagi läheb valesti, aga igal juhul on sellisel väikesel riigil mõistlik sellisesse ettevõtlusesse investeerida. Ja teine soovitus Eesti riigile on mul see, et Eesti riik peaks tõsiselt mõtlema, et positsiooni mingisugusesse panka, meil on üks selline pank tegelikult Eestis ainult olemas, kuhu riigil tasuks positsioon sisse osta, et Eesti keskmine ja väikeettevõtlus omandaks mingisugusegi krediidivõimekuse, sest täna, ütleme, suurte rahvusvaheliste pankade puhul on ikkagi väikeettevõtetel päris keeruline pangauksest sisse pääseda ja ma arvan, et see võiks olla teine Eesti riigi ärisuund ja nii on. Aitäh. Juku-Kalle Rait, palun. Aitema, Aivar, väga ilus kõne oli. Mul tekkis üks küsimus. Kas sa mäletad, mis küsimus oli? Millele sa vastad? Ma vastasin sellisele küsimusele, et millist äri peaks Eesti riik tegema? Ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole, aitäh. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks majanduskomisjoni liige Arto Aas, palun. Austatud Riigikogu, majanduskomisjon arutas esitatud eelnõud 6. mail käesoleval aastal. Tegelikult oli see juba 3. kord selle koosseisu jooksul sama sisulist eelnõud arutada. Komisjonis esindas Keskerakonna fraktsiooni Aivar Riisalu ja valitsuse seisukohti tutvustas Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja asetäitja Tarmo Porgand. Aivar Riisalu tutvustas eelnõu eesmärke ja sisu, millega tegelikult olime ka juba varasemalt tuttavad ja Tarmo Porgand Rahandusministeeriumist tutvustas Vabariigi Valitsuse seisukohti, mis ka ei ole viimase paari aasta jooksul muutunud. Ja mis lühidalt ütleb seda, et valitsus ei toeta seaduse tasandil äriühingute ja sihtasutuste juhatuse liikmete palkade fikseerimist, kuna see valdkond on äriseadustiku poolt piisavalt reguleeritud ja võib vähendada ettevõtete konkurentsivõimet. Komisjonis küsiti ka üle, et milline on erinevus selles eelnõus võrreldes varasemate eelnõudega. Nagu siin juttu oli, on jäetud sisse võimalus maksta lisatasu. Küsiti ka üle, et miks on see summa just 6000 eurot ja arutati sel teemal, et kas mitte suurem probleem pole see, et Eestis on enamuspalgad liiga madalad, mitte ei ole probleem see, et mõned palgad on liiga kõrged. Ja üldiselt oli selline reibas ja rõõmsameelne arutelu nagu ka hetk tagasi siin samas täiskogu ees. Kokkuvõttes otsustati esiteks saata eelnõu täiskogu päevakorda 16. mail ja teiseks teha ettepanek eelnõu tagasi lükata. Selle ettepaneku poolt hääletas 6 komisjoni liiget, vastu 4, erapooletuid ei olnud. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid. Teil on ka vähemalt üks küsimus. Priit Toobal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Te lugesite küll ette Vabariigi Valitsuse seisukoha, miks Vabariigi Valitsus antud eelnõud ei toeta, aga kuna arutelu käis ikkagi komisjonis ja otsused selle eelnõu tagasi lükkamise osas langetas komisjon, et võib-olla toote välja ka need põhjused, miks komisjon ei toetanud antud eelnõu edasist menetlemist. Aitäh! Jah, mainisin ära Vabariigi Valitsuse seisukohad, sest see on üldiselt selline hea tava eelnõude puhul. Ütleks, et komisjoni enamuse seisukohad ühtisid Vabariigi Valitsuse dokumentides toodud seisukohtadega. Meil seekord väga pikk arutelu ei olnud, sest et me oleme seda debatti pidanud juba varasemalt 2 korda. Ma vaatasin, ma viimati käisin täpselt sama eelnõuga siin puldis 15. jaanuaril.
Nii et seekord meil väga sisulist sellist pikka debatti ei olnud, aga positsioonid olid jah, tõepoolest päris selged. Kadri Simson, palun. Aitäh, lugupeetud komisjonipoolne ettekandja. Ma arvan, et isegi teie peate tunnistama, et nii mõnigi nõukogu on tegevjuhile palka määrates teinud suuri vigu. Kas te oskate öelda seda, mida on õpitud Eesti õhu juhtumist, kus Tero Taskilal oli selline palk, mis nägi ette tema tööga mitte toimetulemise korral 6-kuist hüvitist? Et kuidas nõukogu need järeldused tegi ja mida ta sellest õppinud on? Aitäh! Seda on targem küsida nõukogu liikmetelt, aga ma arvan, et Estonian Airi õppetund praegu veel kestab, paraku. Me ei tea täpselt, kuidas see lugu lõpeb. Küll on nõukogu liikmed välja vahetatud. Teadupoolest on sealt välja võetud poliitikud. Täna juhib seda Erki Raasuke, ma arvan, Eesti üks tunnustatumaid tippjuhte. Teeb seda kindlasti mitte oma turuhinna eest, vaid pro bono pigem. Et ma arvan, et neid õppetunde on jah palju. Ma soovitan neid küsida nõukogu liikmetelt või üldkoosolekult. Aitäh. Ester Tuikso, palun. Tänan väga, härra juhataja, austatud ettekandja. Et kuna ettekandja kandis ette ka 2 valitsusliikme seisukohad riigiettevõtete juhtide palkade osas ja need olid kritiseerivad, ja siis ma tahakski teie käest küsida, et kas siis need 2 nimetatud ministrit jäid valitsuses vähemusse, kui valitsus kujundas seisukohta? Aitäh. Aitäh. No kui te neid ministrite seisukohti lähemalt uurite, siis tegelikult nad ei ole nõudnud ja nad ei pea õigeks seaduse muutmist. Seda seadusega palgapiiride panemist ei kiida heaks ka OECD. Aga nad on kindlasti pidanud neid kohati ebaõiglasteks või liiga suurteks. Mõnikord ka mulle nii tundub, aga üksikute vigade pealt seadusandluse kujundamine ei ole hea praktika. Ei ole õigusriigile kohane, nii et subjektiivsed hinnangud jäävad. Ma loodan, et erinevad nõukogu liikmed üldkoosolek on neid arvamusi tõsiselt lugenud, järginud ja teevad edaspidi targemaid otsuseid. Aitäh. Kadri Simson, palun. Aitäh. Mõned aastad tagasi otsustas Riigikogu muuta seadust ja panna piirangu riigiettevõtete juhtide boonustele. Senimaani oli see reguleerimata ja näiteks Eesti Loto juhil õnnestus saada heade tulemuste eest boonust, mis oli lähedane aastapalgale. Edaspidi seadustati, et ei tohi olla boonus üle 4 kuu. Siis oli Riigikogul sobilik muuta seadust, et riigiettevõtete juhtide palku korrigeerida. Milles on erinevus praegu, kui me näeme, et ka palkade suhtes puudub normaalne võrdlus presidendi peaministri ametipalgaga? Miks me nüüd ei tohi Riigikogu täiskoguna riigiettevõtte juhtidele palgapiiri panna? Aitäh. Vahe on, ma arvan, tolle korra debatt oli samuti üsna emotsionaalne. Ma ise selle debati juures ei olnud, aga kokkuvõttes ju ei piiratud ära sissetuleku üldtaset ja peeti targaks lisatasusid piirata, et enamus tasust oleks siis põhipalk, et see oleks läbipaistvam ja võrreldavam. Tänapäeval ka samamoodi panganduses ja mujal on tõesti asutud pigem piirama neid lisatasusid ja soovitakse, et põhipalk oleks selge ja läbipaistev. Sama Jüri Mõis, keda siin Aivar Riisalu tsiteeris, ütles muuhulgas selle sama arvamusartikli teises osas, kui ta algul ütles, et need vennad ei ole seda palka väärt, siis ta ütles ka muuhulgas seda, et eraettevõtluses on tavapärane, et juhatuse liikmetele makstakse näiteks 10% kasumist preemiaks. Võite mõelda, et kui Eesti Energia kasum on seal 100 miljoni euro juures, kas meie ühiskond oleks valmis maksma 10 miljonit eurot Sandor Liivele aasta lõpuks preemiaks? Tõenäoliselt mitte. Nii et need on erinevad küsimused. Mina arvan, et see tänane regulatsioon, kus lisatasu on 4 kuu tasuga piiratud, on normaalne, seda ei peaks muutma.
aga sel teemal muidugi võib debateerida, antud eelnõu seda ei käsitlenud ja komisjonis me ka seda ei arutanud. Aitäh. Kristen Michal, palun. Aitäh, austatud juhataja, austatud ettekandja. Meenutage mulle lihtsalt faktilise täpsuse mõttes, et Estonian Airi nõukogu juhtisid poliitikud või ettevõtjad. See on esimene pool küsimusest ja see teine pool on see, et kuna ma eelmiste selle eelnõu arutelude juures ei viibinud, olen oma lühikese aja jooksul siin näinud juba minu meelest 2 väga rõõmsameelset esitust Riisalu poolt selles, siis küsiks, et kas varem on arutatud ka palgalagesid või erinevaid piiranguid Tallinna ettevõtete juhtide tasudele. Aitäh. Estonian Airi nõukogu juhtisid ettevõtja, seal on alati olnud ülekaalus ettevõtjad ja mis puudutab poliitikute osalemist ettevõtte nõukogus, siis nii palju kui mina kuulnud olen ja kuulnud päris palju, siis nende kõrgete palkade puhul on poliitikud pigem vastu ja tagasihoidlikumad ja see suur surve tuleb erasektori poolt. Me siin teame, et tegelikult see riigile kuuluvate ettevõtete palgatase ei ole Eesti mõistes sarnaste ettevõtete võrdluses väga kõrge. Tegelikult, kui me vaatame siin suuri ettevõtteid sarnase käibega, töötajaid üle 500 inimese ja nii edasi, siis see palk on kõrgem. Kuni äärmusteni, kus üks vara lahkunud väetisetehase juht teenis ühes kuus rohkem, kui teenib president või keegi teine Eestis. Ja eriti energia- ja transiidisektoris on need palgad väga kõrged ja ka nõukogudes on olnud nende palganumbrite välja pakkuvad pigem inimesed erasektorist, aga see selleks. Tallinna ettevõtete palgakorraldust me varasematel kordadel oleme arutanud seda riigi tasandil reguleerida. Mina õigeks ei pea, minu teada ei ole seda siiski ka reguleeritud Tallinna linnas, nii et täpsem informatsioon puudub. Aitäh. Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole, aitäh. Avan läbirääkimised, palun Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Aivar Riisalu. Aitäh, hea eesistuja, head kolleegid. Ma ei oleks siia pulti tulnud, kui küsimuste voorus ei oleks esile kerkinud ühte väga tõsist probleemi, mida mina täna meie ühiskonnas näen. See on lõputu vastandumine keskmiste, vasakpoolsete ja parempoolsete vahel, lõputu vastandumine Eesti riigi, tema parlamendi ja valitsuse ja Tallinna linna vahel. Ehk ma olen väga õnnetu selle üle, et Eesti Vabariigi parlamendi liikmed ja valitsuse liikmed teatud retoorikas püüavad Tallinnat rõhutada nii tähtsa kohana maailmas. Ma juhin teie tähelepanu, et Tallinn on küll Eesti Vabariigi pealinn ja Tallinna linnapea täiesti juhuslikult on demokraatlike valimiste tagajärjel Eesti Keskerakonna esimees Edgar Savisaar, kuid Tallinna linn on samas ka üks kohalik omavalitsus 223 või mis iganes neid kohalikke omavalitsusi Eestis on. Ehk selle tõttu on mul väga raske südamega kuulata endise ministri ja tänase Riigikogu liikme küsimuses riiklikult oluliste küsimuste arutamise juures paralleeli tõmbamist ühe kohaliku vallaga. Seda ei saa tegelikult Eesti Vabariigi parlament endale lubada. Ja ilmselt ministrina töötades tal oli töökoormus nii suur, et ta ei suutnud aru saada, et parlament on rahva poolt valitud, valitsus tegelikult allub parlamendine ja parlament Tallinna linna juhtida ei saa. Ehk kui parlamendi liige leiab, et kohaliku omavalitsuse probleemid on talle tähtsad, siis on loomulikult võimalus töötada kohalikus volikogus. Ja kohaliku volikokku, ma juhin teie tähelepanu, pääseb valimistel, mis toimuvad selle aasta 20. oktoobril. Ehk siit mul soovitus Reformierakonnale kindlasti seada üles Kristen Michali kandidatuur Tallinna linna volikogu valimistele, näiteks Tallinna kesklinna piirkonnas, kus ta võiks tänu oma selgele silmavaatele ja tegelikult väga heale ettevalmistusele korralikele ajudele olla Tallinna volikogu üks säravamaid liikmeid, kui mitte öelda, et näiteks me võiksime kaaluda tema valimist Tallinna volikogu esimeheks koalitsioonis Keskerakonnaga. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised.
Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 397 esimesel lugemisel tagasi lükata ja vastavalt meie korrale alustame selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamisega. Head ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepanekut eelnõu 397 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 39 Riigikogu liiget, vastu 22, erapooletuid ei ole. On Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 397 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega on meil tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös. Aitäh teile!